Trump andis just tugeva hoiatuse Iraani terrorirežiimile. Videos ütles ta, et Iraani suurim sild varises kokku ja seda ei kasutata enam kunagi. Palju rohkem on veel ees. On aeg, et Iraan teeks nüüd kokkuleppe, enne kui on liiga hilja ja ei jää midagi alles sellest, mis võiks veel saada suureks riigiks. Lara, me hakkame kohe videot vaatama. Nüüd näed Iraani suurimat silda. Vaata seda, lihtsalt kukub kokku. Mis hoiatus see on? Tegelikult on see midagi, mida me pole kunagi varem täielikult näinud. Minu arvates oli väga mõjus see, kuidas president kasutas videoid ja pilte kõigist neist erinevatest rünnakutest, mida Ameerika Ühendriigid Iraanis korraldasid. Ma ei mäleta, et ükski teine president oleks seda teinud, aga kui sa seda näed, siis näed. Ameerika Ühendriikide relvajõudude võimsus, tagajärjed, kui ei istuta läbirääkimiste laua taha ja ühe riigi täielik hävitamine, mis jätkub. Ma arvan, et on olnud tõesti muljetavaldav näha, kuidas president on jätkanud hoiatuste saatmist ja selliste videote postitamist. Ma arvan, et see on üsna osa, ütles Harris. Ma pommitan teid tagasi kiviaega. Kui te ei tule läbirääkimistele ja ei lõpeta, siis just nii. Teate, midagi köitis mu tähelepanu ja see on oluline teada, sest täna tabasid Iisraeli kaitsejõud ka finantskeskust, mille kaudu Iraan suuresti oma armeed rahastab. On oluline teada, see juhtus 2 tundi tagasi. Iraani president Masoud Pezeshkian saatis sel nädalal kirja ja ma leidsin selle huvitava olevat. Ta tahab, et inimesed näeksid neid teistmoodi, ütleb ta. Vaatamata oma ajaloolistele ja geograafilistele eelistele erinevatel aegadel pole Iraan kunagi oma kaasaegses ajaloos valinud agressiooni, laienemise, kolonialismi ega domineerimise teed. Ta jätkab, ja hoolimata sellest, et Iraanil on olnud sõjaline ülekaal paljude oma naabrite ees, pole Iraan kunagi sõda alustanud. Nad ründasid Dubait, nad ründasid kõiki neid, nad alustasid sõda. Hoolimata pingetest Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel otsustasid iraanlased rünnata oma naabreid. Iraanil on valik anda uraan üle, lõpetada ballistiliste rakettide programm ja kontrollida oma esindajaid. Nad on selle kõige juba mitu korda tagasi lükanud, sest nad on tuumarelvadest kinnisid ees. Ja nagu me selle režiimi puhul oleme õppinud, kui nad ütlevad surm Ameerikale, siis nad mõtlevad seda tõsiselt. Nad võtavad meetmeid ja tegutsevad. Seetõttu on täiesti vastuvõetamatu, et meil oleksid tuumarelvad ja raketikilp, mis toimiks nagu vihmavari tuumaprogrammi kaitsmiseks. Iisraelased teevad meiega erakordset koostööd. Selles osas on meil ka Pärsia lahe Araabia riikide toetus. Kahjuks pole paljud meie traditsioonilised liitlased olnud sugugi abiks. Isegi pärast seda, kui avastasime, et Iraan valetas selle kohta, et neil on raketid, mis suudavad tabada peaaegu kogu Euroopat. Meil on NATO liitlasi, kes takistavad meie lennukitel ülelendu, samal ajal kui me püüame selle režiimi tuumaprogrammi peatada. See on ameeriklaste jaoks väga häiriv. Ma olen NATO toetaja, kuid vaatan prantslasi ja hispaanlasi ning olen eriti pettunud Itaalias. Mõned ameeriklased hakkavad selles liidus kahtlema, kui nad niimoodi käituvad. Rosiane, see pilt on väga võimas. See on Iraani suurim sild. See on leekides. NATO liikmena näen Iraani kui maailma suurimat ohtu enda jaoks, koos Hiina ja Venemaaga. Miks siis mitte tegutseda ja toetada Iraani rahva ülestõusu? Sest iraanlased on saatnud rakette igale poole ja võib-olla kardavad nad oma enda riikide pärast. Aga tead, kuidas on nende paatide ja laevadega? Aga eile õhtul andis president hoiatuse. Ta ütles, et nad ründavad Teherani äärmise jõuga lähinädalatel ja president peab kinni sellest, mida ta eile õhtul ütles. Jah, Harrise. Ja me näeme Iisraeli kaitsejõudude kaudset tegevust koos Ameerika Ühendriikidega. Ma mõtlen, koos moodustavad nad domineeriva jõu. Ja siis need 2 mõirgavad nagu lõvi. Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide puhul ei ole nende vahel lahkarvamusi selles osas, milliseks piirkond peab kujunema, kui mõlemad taanduvad. See tähendab, et kumbki neist ei saa tuumarelva. See on otsustav tegur. Siin pole lahkarvamusi. Iisrael seisab aga silmitsi veidi teistsuguse eksistentsiaalse võitlusega kui Ameerika Ühendriigid. Just selle surmava vaenlase läheduse tõttu. Ja siis, kui sa näed neid rakette ja droone rünnakul parvena, Tel Avivi inimesed, nagu Jonathan Hume hästi ütles, veedavad palju aega pommivarjendites. Nad loobuvad paljudest vabadustest ja saavad mõnest neist olukordadest ka viga, kuid mõistavad, et see kõik on vajalik. Ma palvetan nende eest. On juudi lihavõtted, on lihavõtted. Vaenlane vihkab meid meie uskumuste pärast.
see on täiesti nähtaval, aga me lööme neid väga kõvasti, teeme täpselt seda, mida Trump ütles. Lara, mind huvitas sinu kommentaar president Trumpi videote kasutamise kohta. Sa tunned teda ja see ongi äritegemise kunst. Ta on läbirääkija. See, mida ta teeb ja avaldab, saadab alati selge sõnumi terrorirežiimile. Noh, sa võid millestki rääkida, aga kui sa näed seda oma silmaga, mõjub see hoopis teisiti ja sellepärast arvan, et see on oluline. See on oluline Iraani jaoks, see on oluline ka meie teistele vastastele üle kogu maailma, sest sa tahad rääkida sellest, mida Ameerika Ühendriigid suudavad teha. Vaata seda videot, vaata kõiki videoid, mida ta on postitanud. Pommitest, plahvatustest, sellest, kuidas me sihime midagi, mis on põhimõtteliselt küüne suurune meie Ameerika Ühendriikide armee. See on tõesti muljetavaldav, see mõjub palju tugevamalt, kui sa seda niimoodi näed. Ma lihtsalt arvan, et see on nii muljetavaldav, sest jälle, me pole kunagi midagi sellist näinud juhtumas, meil pole kunagi olnud sellist presidenti, kes oleks valmis sellist asja tegema. Ma loodan, et see kõik on parimaks kogu maailmale, parim meie rahvale ja ülejäänud maailmale. Ja tulles tagasi selle juurde, mida te rääkisite liitlaste kohta, siis see president on juba öelnud, et ta on pettunud, eriti NATO liitlaste suhtes. Ta rääkis ka eile õhtul sellest, et inimesed, kes sõltuvad Hormuzi väinast oma nafta saamiseks, peavad tegutsema. Nüüd on aeg, nemad peavad, meil siin USAs pole seda vaja, nemad peavad tegutsema ja midagi ette võtma. Ma arvasin, et tema eilõhtune kõne oli võimas ja andis edasi sõnumi. See video nüüd kinnitab seda veelgi. Kai, oleks meie poolt viga mitte mainida, et ta tõi välja need 13 kangelast, kes selle operatsiooni käigus hukkusid. Üks neist noortest oli 7-6 kaksikute isa. Tal oli veel üks väike laps. Ma tahan öelda, et need on kangelased, kes andsid oma elu ja president Trump võtab seda väga tõsiselt ning tahab töö lõpule viia. Jah, ja ta rääkis liigutavalt nende kangelaste säilmete lõplikust tagasitoomisest ja sellest, kuidas ta kohtus leinavate peredega. Sõda on kohutav asi. Ma tean, et me oleme uhked selle üle, mida meie relvajõud saavutavad. Vaid 1 kuuga on saavutatud tohutult palju, hoolimata sellest, mida meedia on esimesest päevast peale rääkinud. Aga ka need meist, kes seda toetavad, peavad tunnistama selle hinda ja au, mis sellega kaasneb. President õigustas sõjalist operatsiooni, selditades Iraani tuumaohu kiireloomulisust. Ta kirjeldas energiahindade lühiajalist tõusu kui mööduvat nähtust ja kinnitas, et Ameerika majandus suudab selle mõjuga toime tulla. Ja kuigi ta kirjeldas seda konflikti peaaegu lõppenuna, oli seal ka varjatud ähvardus selle eskaleerimiseks. Jättes lahtiseks küsimuse, kas ta võiks saata maismaa jõude või kas võitu saab välja kuulutada ilma Iraani rikastatud uraanivarusid eemaldamata. Võin öelda, et oleme peagi saavutamas kõiki Ameerika Ühendriikide sõjalisi eesmärke. Me lööme neid äärmiselt kõvasti. Järgmise 2-3 nädala jooksul viime nad tagasi kiviaega, kuhu nad kuuluvad. President ütles, et peab läbirääkimisi mõistlikuma režiimiga, kuid loetles sihtmärkidena kogu Iraani energiataristut juhuks, kui kokkulepet ei saavutata. Analüütikud ütlevad, et see oli ideaalne kõne toetuse võitmiseks. Wall Street Journal kirjutas, meediakajastus Zavaras on olnud nii negatiivne, et Iraan võib arvata, et ta on võitmas. Aga Trump lubas laastavat sõda, kui nad ei loobu oma tuuma- ja terroriambitsioonidest. Ta ei teinud ühtegi relvarahu pakkumist. Trump palus, et riigid, kes sõltuvad naftast sellelt väinalt, ostaksid seda mujalt ja võtaksid julguse kokku, et kaitsta seda kriitilist teed. President ei kritiseerinud NATO-t ega teatanud Zeva lahkumisest liidust, kuigi ta vihjas eile, et olukord on lepitamatu. Soome president Alexander Stubb postitas: rääkisin Donald Trumpiga. Konstruktiivne arutelu ja ideede vahetus NATO, Ukraina ja Iraani teemal. Probleeme tuleb lahendada pragmaatiliselt. Pole selge, kas see vestlus võis ära hoida presidendi karmid sõnad NATO aadressil. Ja samal ajal Tšekk, Itaalia ja Hispaania keelasid oma lennubaaside kasutamise. Macron ütles, et sõjaliselt me ei võida, Ühendkuningriik püüab end organiseerida, kuid meie poolel pole mingit toetust. Jah, Ühendkuningriigi peaminister juhib täna virtuaalset tippkohtumist 35 riigiga, et püüda saavutada mingisugust konsensust sõjaliste või diplomaatiliste jõupingutuste osas väina taasavamiseks.
Ilmselgelt on see vastus president Trumpi tugevale survele. Aga kas sa kuulsid, kuidas sekretär Rubio ütles Hannity saates ühel õhtul, et tead? Kui need riigid ei luba USA neid baase vajadusel kasutada, siis on NATO ühepoolne ja väed on Euroopas kohaliku kaitse jaoks, mitte Iraani huvide pärast. See on Valge Maja sõnum. Kui peasekretär tuleb järgmisel nädalal president Trumpiga kohtuma, tõenäoliselt räägivad nad sellest väga üksikasjalikult. Ja ma arvan, et on suur vahe sellel, kas kasutada meie baase, mida me aitasime ehitada, või mitte üldse missioonis kaasa aidata. Aitäh. Nad peaksid sellest aru saama, sest kindlasti öeldakse, et on olemas senati ja kongressi poolt heaks kiidetud leping, kuid ülemjuhataja on ainult üks. Leping võib küll olemas olla, aga president juhib relvajõude, nii et nad tõesti arvavad, et hakkavad vägesid sinna sisse juhtima, mitte mingil juhul. Mis on samuti huvitav on see, et täna lähevad Araabia Ühendemiraadid ÜRO-sse, et paluda julgeolekunõukogult hukkamõistu väina sulgemise eest. Nii et meie liitlased NATOs ei aita meid. Idariigid, laheriigid ütlevad, et see on ebaseaduslik ja nüüd näeb ÜRO seda Iraani ebaseaduslikku käitumist suure probleemina. Kas see on ümberjoondamine? Jah, nüüd koos Jonathan Huntiga, kes on otseülekandes Tel Avivis, samal ajal kui Iraan tulistab rakette, hetkel meil Iisrael tähistab juutide paasapüha. Jonathan. Brian, tere hommikust teile! Iisrael ootas ja oli täielikult valmis Iraani raketirünnakuks, mis tähistas juudi lihavõttepüha algust. Ja täpselt nii juhtuski. Iraani raketiheitjad tulistasid öö jooksul ja kogu kolmapäeva jooksul raketi järel Iisraeli kesk-, lõuna ja põhjaosa suunas. Ja mõned neist rakettidest koos külge kinnitatud kobarpommidega suutsid läbi pääseda, põhjustades maapinnal kahju ja 10 vigastusi. Samal ajal jätkub Senaua ja Iisraeli pommitamine Iraani vastu. Leegid põlevad Iraanis Isfahani lähedal. See on ühe Iraani peamise tuumareaktori asukoht, kuid hoolimata pommitamisest, millega nad silmitsi seisavad, näivad Iraani võimud üha trotslikumad. Ei räägita mingist relvarahust, nagu president Trump ütles, et Iraan otsivat. Selle asemel ütlevad Iraani võimud, et nad on valmis seda sõda jätkama nii kaua kui vaja. Kuulake! Nad eiravad meie strateegilisi vastuvõimeid. Ärgu arvaku, et nad on hävitanud meie strateegiliste rakettide keskused, kaugmaa ja täppistroonid, kaasaegse õhutõrje, elektroonilise sõjasüsteemid ja erivarustuse. Selliste oletuste tõttu vajutate ainult veelgi sügavamale sohu, kuhu end mässisite. USA saatkond Bagdadis näiteks ütles kõigile Ameerika kodanikele, et nad peaksid Iraagist kohe lahkuma. Neile on seda juba varem öeldud. Aitäh, sest Iraagis tegutsevad Iraani miilitsad. Üks nõrgestatud Iraani eeliseid on see, et iraaklased saavad oma riigi üle kontrolli, sest nad on kogu põhjaosa nakatanud. President Trump ütles eile midagi väga olulist. Midagi, mis võib-olla jäi märkamata, kuid mis on minu jaoks tähtis. See oli siis, kui ta ütles, nad tegid vigu ja mina parandan neid. Ma usun, et ta pidas silmas oma eelkäijaid. Põhimõtteliselt oleme nõus, et Iraan ei tohi omada tuumarelva, mida eelkäijad tegid ja mida Obama tühistas. Ta väitis, kui Iraan täidab tuumalepet, saab ta $56 miljardit. Kuidas see siis toimis ja need 400 miljonit sularahas, mis peale selle sularahas saadeti? See ei toiminud. See oli läbikukkunud tuumalepe Bideni kohta. Ja $6 miljardit Iraani külmutatud varasid vabastati, liitlased mobiliseeriti ja 7. oktoobril see juhtus. Me oleme juba seda proovinud, see ei toiminud. Ja president Trump parandab neid vigu ning püüab tagada turvalisuse mitte ainult Ameerika Ühendriikidele, nagu sa ütlesid, vaid kogu maailmale. Pealegi ei ole see esimene kord, kui ta Iraaniga läbi räägib. Tuletage meelde, ta veetis 4 aastat Valges Majas, tegeledes Iraaniga, millele järgnes 4-aastane paus. Seega ei ole nii, et alustame täiesti nullist. President mõistab, kui problemaatilised nad on ja julgustab ka ülejäänud maailma. Vaadake, meil ei ole vaja Lähis-Ida naftat, kuid paljud teised vajavad seda ja peaksid püüdlema iseseisvuse poole. Sõna on presidendil. Nüüd oleme Lähis-Idas täielikult sõltumatud ja ometi oleme seal, et aidata. Meil ei ole vaja seal olla.
meil ei ole vaja nende naftat, meil ei ole vaja midagi, mis neil on, kuid me oleme seal, et aidata oma liitlasi. Paljud ameeriklased on mures, nähes hiljutist bensiini hinna tõusu siin riigis. See lühiajaline hinnatõus oli täielikult tingitud Iraani režiimi hullumeelsetest terrorirünnakutest kaubanduslike naftatankerite ja naaberriikide vastu, kellel pole konfliktiga mingit pistmist. See on veel üks tõestus sellest, et Iraanil ei saa kunagi usaldada tuumarelvi. Nad kasutaksid neid ja teeksid seda kiiresti. See tooks aastakümneid väljapressimist, majanduslikku kannatust ja ebastabiilsust. Hullem kui me ette kujutada oskame, pole Ameerika Ühendriigid kunagi olnud majanduslikult nii hästi ettevalmistatud selle ohuga silmitsi seismiseks. Tasub märkida, et me just näitasime umbes minut aega seda tüüpi Iraani versiooni Bagdadi Bobist, rääkimas igasugust jama Iraani kohta. Läheb hästi, me ei leidnud nende rakette. Meil on peaaegu kõik, mida nad varjasid. Tuleb lihtsalt nende vaatenurka mõista. See mees kaotas 2026 aastal 250 komandöri, nii poliitilisi kui ka sõjalisi, rääkimata kümnetest, kes tapeti oma voodites iisraelaste poolt ja teistest, kes meelitati võltskoosolekule ning siis iisraelased lasid nad õhku. Kui keegi saab aru, mis seal sees toimub, siis on see Iisrael ja me just kuulsime ühe välisministri ja tema perekonna mõrvast. Nad võivad rääkida, mida tahavad, aga parlamendi esimees ja minister on lihtsalt veel elus. Sest pakistanlased palusid meil paluda iisraelastel neid mitte tappa, kuna meil olid juba koordinaadid olemas. Ajatolla oleks lahkunud juba esimesel päeval, 1 päevaga. Kes ütles kuulsa lause, surm Ameerikale, see ei ole loosung, see on poliitika. Kindlasti jah, see oligi poliitika.